kui päkapikud piiluvad, eks ju, et nad vaatavad terve aasta teid või kuidas see käib? See käib niimoodi, et nad vaatavad ära ja siis räägivad jõuluvanale. Aga mis nad sinu kohta siis räägivad? Et kuidas sa käitud? Aga kas sina oled hästi käinud? Ja ma olen ainult natukene paha olnud. Kas sina oled hea laps olnud? No ma olen kogu aeg olnud. Terve aasta. Mina olen ka hea laps olnud. Okei. Ja kas see tähendab, et kui lapsed on head, siis toovad päkapikud sussi sisse maiustuse? Ja jõuluvana toob suuri kinke. Päkapikud veel vaatavad seda asja, kas veel täiskasvanud käituvad õigesti ja ilusti. Kas õpetajatel käivad ka päkapikud? Ma arvan, et natukene käivad, aga ikka päris ei käi natuke. Mis päkapikud õpetajatele tuua võiksid? No selliseid erilisi arvuteid, ilusaid riideid. Ma arvan, et nad võivad näitaks mingisuguseid erilisi asju tuua. Näitaks selliseid erilisi raamatuid, täiskasvanute raamatuid ja... Mis on täiskasvanute raamat? See on see, mida täiskasvanud saavad lugeda. Kas päkapikud võiksid näiteks suurtele inimestele raha ka tuua? Ja muidugi võiks, sellepärast, et kui inimestel saab raha otsa, siis neil vajab uut raha. Aga kui palju võiks raha tuua siis? No päkapikud jaksavad mõlema paberraha ja mündiraha tassida, aga kõige olulisem on see, et paberraha tuuakse, sellepärast, et mündiga saad sa mingi väikse asjakese. Siis on terve maja raha täis. Päkapiku sussi sisse panete te ju kirjad, mis te sooviksite jõuludeks, jõuluvana. Ja ma kirjutasin jõuluvanale, et ma tahan monsterpuldi autot, Minecrafti asja, mis plahvatab ja värviraamatut, rongitee ja kassirobotid. Nii palju asju soovisid? No jah, 5 asja, ma olen nii vanune. Jõuluvana võib seda ka otsustada, et ta võib valida, mida ta lastele toob. Seda ta võib ka otsustada ise. Jäätist.